nurgaga istuma. Siim, kuidas on nüüd flippimisest ümber lülitada, et tegelesime maiste teemadega, nüüd läheme siin, ma saan aru, et meil on siin välismaalt külalised laval, päike tuli kohe õues välja, Eestimaale jõudis ka suvi, aitäh teile. Ja. Nii et räägime siis nüüd natukene sellest ka, et mis siis kaugemal toimub, et kellel on Eestimaa üürikinnisvarast ja flippimisest ja kõigest sellest juba kõrini. Oota, aga mul tekkis üks küsimus. Kas ongi niimoodi, et publik on täiesti erinev flippimise publik ja siis välismaale investeeriv, kinnisvarasse investeeriv publik? Need on juba edasi jõudnud flippijad, kellel on nii palju pappi, et nad saavad minna välismaale. Nad jooksid Juliale ja Alekseile järele, raha pakkuma. Ja. Et eritame neid, keda enne saalis ei olnud siis, et kes tahavad välismaale minna. Et aga ikka teeme alguses väikese sissejuhatava vooru ka siis ja uurime sellest, et Gretel, alustame sinust, et kui kaua sa Hispaanias elanud oled ja mis fookusega investor sina oled seal? Mina kolisin Hispaanias, siis aasta oli 2006, peale lõpuaktust panin otse kohe lennuga ajama, et päris pikalt 18 aastat siis vahelduva eduga. Ja ma arvan, et minu fookus on kinnisvaral üleüldiselt, et mida turg toetab nagu nii-öelda, et olen teinud seal, on üürikinnisvara, olen teinud flippe ja võib-olla flippidega lihtsalt, et ma alati vaatan, et see korter, kui ma seda flippima lähen, et see oleks ka sobilik korter minu üüriportfelli. Et kui juhuslikult turg on muutumas või mingil põhjusel see nagu nii-öelda ei tööta, et ma saaksin selle panna hiljem renti. Sest ma arvan, et ma olen võib-olla natukene piisavalt laisk, ütleme selles suhtes, et ma ei tahaks alata otsast peale mu portfelli ehitamist. Et igasugused siuksed närvikõdi pakkuvad projektid pole kindlasti minu jaoks, nii et riskid alvus on päris madal. Karl, kuidas sinuga, mis sina toimetad Palil ja kuidas sa sinna sattusid, võib-olla lühidalt sellest ka? Jaa, ma olen nüüd Palil 2 aastat elanud, ma tegelikult ei pidanud sinna alguses minema, mu eesmärk oli Austraaliasse minna tegelikult working holiday viisaga, sinna suuri äridesi tegema. Ja sõber kutsus külla ja sattusin kuidagi Palile ja teisel päeval sain juba aru, et siit nagu ma edasi liikuda ei taha. Et ma näin, kui palju Pali on selle viimase 10 aastaga muutnud, kui ma seal viimati käisin, mis sinna juurde ehitatud, millised võimalused sinna on tekkinud, et see on täiesti uskumatu. Ja ma otsustasin minna sinna ja uurin välja, et mida seal siis tegema hakata. Kinnisvara mõte oli mul varasemalt ja minu ülesandeks oli aru saada, kus turult leida üles siuke nišš, et mida teha teistmoodi, et päriselt teistest siis silma paista, eks ole, et teha mingit päriselt head asja. Korraks üks vaheküsimus äkki ka veel. Kellel on välismaal, kellel on Hispaanias või Palil kinnisvara? Üldse välismaal siis. No nii. Siin on meil väga tummine sektor. Suured fännid on esireas. Aga kes tahaks välismaale osta? Kinnisvara siis. Ja viimane küsimus, kes on välismaal käinud? Juba vähe käsi tõusid. Nii, meil on aega ülivähe ja me saame natukene pisteliselt sealt natukene uurida, et ma olen ise kinnisvaramaaklerina viimaste aastate jooksul müünud erinevate investorite portfelli ja eraisikute kodusid ka, kes siis on otsustanud siin varad realiseerida ja välismaale investeerida. Et küsimus teile mõlemale, et kas te olete ise viimaste aastate jooksul oma piirkonnas seal tegutsedes märganud siis eestlaste sellist kasvavat invasiooni ka? Jah, sellest ma olen seal 2 aastat nüüd elanud ja tänaseks meil on esimesest 6 ühikust kõik müüdud, kus me kaasime siis 12 Eesti investorit, teisest arenduses lisaks veel 18 Eesti investorit ja kolmandas ka juba mõned. Ehk siis tegelikult täna kõik ühikud on müüdud eestlastele. Nii et toetudes sellele, siis võiks öelda, et tegelikult huvi on päris suur ja inimesed täitsa usaldavad oma raha ka väljaspool siis Euroopat. No Hispaania on alati olnud selles suhtes suhteliselt populaarne valik eestlaste seas, eks ole. Et kõrgendatud on huvi kindlasti, et maakleritelt, arendajatelt koha pealt, nagu et eestlane suhtleb ikka eestlasega, et sealt on nagu kuulda, et on hästi palju inimesi, kes on tulemas. Ma ise küll tegelikult arvan, et mingit dramaatilist numbrite suurenemist võib-olla nagu suures pildis pole toimunud, sest me räägime inimestest alati, kes sinna tulevad, aga me tihtipeale ei kuule nendest, kes sealt ära tulevad, eks ole. Et kasvavas trendis, aga ma ei usu, et see on nagu midagi niisugust nagu on. Ma arvan, siin on hea jälle reklaamida meie õhtust kell 9 kinnisvarainvestorid, need uued inimesed ka, kes tulid, kes flippimise paneelil ei olnud, kell 9 Kamina saalis on siis, mis asi see on, networking.
saame rääkida mestimine. mestimine eesti keeles, jah. Mestimine. Et olge seal kindlasti kohal ja homme on tegelikult üks paneel veel Tallinnast Marbeiani, ehk siis paneme siin ühe Tallinna kinnisvara hundi, Hispaania kinnisvara hundiga vastamisi, et siis natuke sama teema jätk. Aga minu küsimus teile mõlemale, miks peaks siin saalis istujad välismaale investeerima vastavalt siis kas Balile või Hispaaniasse, mis see teie mõte on? No mina arvan, et esiteks kindlasti ei peaks. Et kui sul ei ole nagu mitte mingit plaani ennast selle riigiga mingit pidi siduda või seal nagu nii-öelda käia, et siis ma olen kindel, et sa jääd oma rahal nagu parema väljundi. Et see kindlasti ei ole nagu selline mingi must have või niisugune trendivärk, et oi, et kõik lähevad rammi peale, ostavad nagu nii-öelda välismaal kinnisvara, et sa jääd millestki ilma. Aga kui ma võrdlen seda hetkel Eestiga Hispaaniat, siis kas Hispaania pakub rohkem võimalusi stabiilsust ja rahavoogu kinnisvarale, siis ma usun jah. Likviidsus paral hetkel, et kas see on Hispaanias on parem. Hetkel on minu vastus ka jah. Ma ei tea, kas te mäelest kuulete, siis kliima on ka nagu kindlasti niisugune asi, et investeeri endasse ja päike on nii Balil kui Hispaanias, nii et Eestisse tulles mul alati õnnestub siin kahjuks haigeks jääda, nii et teie suvi on fantastiline. Jaa, ma nõustun enamasti Greteli öelduga tegelikult Bali osas ka kindlasti see, et Bali on, ma arvan, täna üks kiiremini arenev turismisihtkoht, tõenäoliselt globaalselt. Et me näeme seda peale COVID-i lõppemist, paljud inimesed said aru, et hei, ma ei peagi tegelikult kontoris tööd tegema, et ma võin tegelikult lennata Hispaaniasse või Taisse või Balile ükskõik kuhu, eks ole, ma saan oma tööasjad tegelikult enamasti sealt tehtud. Ja paljudel inimestel on ka võimalus lihtsalt mõni nädal või mõni kuu välismaal elada. Ja seda on näha kindlasti Balil, et me viimase 6 aasta jooksul on kinnisvara hinnad tõusnud üle 50%. Ehk siis nii kaua, kui digitaliseeritus jätkub ja inimesed saavad remotely tööd teha, siis me näeme, et mina isiklikult näen, et Balist on saamas selline work and life balance'i keskus nagu. Meil on jälle workshopi slaid on üleval, et küsige küsimusi. Eelmise vestluse ajal tuli väga palju küsimusi, et üritame siis lõpus sealt ka võtta küsimusi veel juurde. Gretel, kas välismaal nagu Hispaanias siis välismaalasena kinnisvarasse investeerimine on keeruline? Kas mõistlikum oleks seda teha eraisikuna või ettevõttelt? See ei ole keeruline, aga see on kindlasti teistsugune kui Eestis, et ma arvan, keeruliseks teeb asja selle, et kui sa nagu eeldad, et see on sama. Et eraisikuna versus ettevõttelt investeerimine, et see oleneb pigem, et seal ei ole nagu ühest vastust, et mis su ambitsioonid on. Et kui sa tahad lihtsalt osta nagu nii-öelda ühe korteri sinna ja sul on võimalik seda eraisikuna finantseerida, siis miks mitte. Aga kui sul on nagu natukene ambitsioonikamad plaanid võib-olla, et seda portfelli seal kasvatada, et siis tasub uurida seda ettevõttelt tegemist. Ma arvan, et Gerdi Arst, tervitan, kes siin vastu üles astub või homme, et tema oskab neid asju hästi kommenteerida seal networking õhtul ja võib oma kogemust jagada. Aga Karl, lähme Balile ja meie teada on seal siis Hispaaniast erinev see, et seal ei saa kinnisvara investori omaks või investor ei saa selle omanikuks, vaid üürib siis seda pikaajalise lepingu alusel. Selgita meile, kuidas see, ma ei tea, nimetame skeemiks seda, siis juriidiliselt toimub ja mis need ohud seal on? Jaa, sul on sisuliselt tegelikult täiesti õigus, et maa kinnistu omanikud kui selliseks välismaalased Indoneesias ehk siis Balil ei saa. Küll aga sa saad omada siis vara, mis on siis rendileping. Ja selle sama rendilepinguga siis lähevad üle kõik õigused selle maaga sinu kätte, sa võid teha seal maa, mis sa tahad, nii kaua kui need on siis kohalike ehitusregulatsioonidega kooskõlas. Jah, ja need kõik lepingud on siis notariaalselt kinnitatud, et see värk on päris ametlik ja legaalselt nagu korrektne kõik. Ja see rendileping tähendab siis põhimõtteliselt seda, et sa siis rendid seda maatükki maaomaniku käest teatud ajaks, üldiselt siis 25 aastat pluss siis pikendus 10-20 aastat, see sõltub tegelikult, millised diile teed. Kas see rendileping on nii-öelda müüdav ja vahetatav? Just, see on müüdav, pärandatav, panditav, ehk siis see on sinu vara tegelikult, eks ole, et nagu omandi mõttes on nagu väga suurt vahet tegelikult, ei ole lihtsalt see, et sa pead hiljem tagasi andma siis 40-60 aasta pärast. Ehk siis siinkohal ongi lihtsalt see, et kuna tootlused on nagu oluliselt kõrgemad kui näiteks Eestis, eks ole, siis see, et seda kunagi tagasi pead andma, on siis need kasud ikkagi kaaluvad nagu kõvasti üle selle. Aga seal peab siis kuidagi arvestama ka, et sa lased sellel peal oleval varal siis
amortiseeruda selleks ajaks, kui sa selle tagasi annad või kas seal on mingid nii-öelda taktikalised nüansid? Jaa, selles suhtes, need rendilepingud tegelikult seega, et seda on suhteliselt lihtne ka tegelikult pikendada, isegi esmast rendilepingut saab nagu pikendada. Ehk see sõltubki investori huvidest, mida ta täpselt selle varaga teha tahab, eks ole. Ehk siis kindlasti vara amortiseerub, eks ole, see aeg jääb seal natukene nagu, rendilepingu aeg jääb siis väiksemaks, eks ole, ajas. Nii palju, kui ma turult vaatanud olen, rääkinud tuttavate inimestega, siis tegelikult ise, kui me näeme nagu vara, millel on esmast rendilepingut alles võib-olla 17-18 aastat, siis selle vara väärtus on nagu peaaegu et võrdväärne sellega, kui on 25-30 aastat. Ehk siis põhiline väärtus on seal ikkagi see ehitis, mis seal peal on, eks ole, ja maatükk ka muidu, aga see osakaal on nagu üsna väike. Meie valitsusele väga meeldivad maksud. Kinnisvaramaksu meil veel ei ole, aga ma arvan, see on aja küsimus, millal see tuleb. Milliste maksudega Palil ja Hispaanias arvestama peab, kui sinna kinnisvara osta? No jämedalt Hispaanias on see järelturu korteritel on 10%, see siis koosneb sellest 7% on see property transfer tax on selle nimi ja 3% ütleme sellised muud kulud, et advokaat, registritasud, notarid, et siuke 10% arvestad juurde. Ja uusarenduste puhul on see siis niisugune circa 14%, 10% käibemaks, 1,2% stamp duty ja siis jällegi need notari ja registri kulud sinna juurde. Pali poole pealt üldiselt on tegelikult 3 maksu, üks on siis corporate income tax ehk siis ettevõtte tulumaks. See on siis 0,5% brutotulust, iga aastasest brutotulust siis nii-öelda. Ja siis ta muutub niimoodi, et esimesed 3 aastat on 0,5% brutotulust, siis ta muutub 11% peale kasumist ja siis 22% peale kasumist peale 5 aastat. Ja seda kasumimaksu sa pead siis maksma siis, kui sul on oma algne investeering juba tagasi teenitud. Ja teine maks on siis rendimaks, ehk siis kui see kutsutakse turismitaksiks, siis põhimõtteliselt kui välja rendid, siis sealt on 10% taksi renditulu pealt riigile. Jah, see on mis põhiline. Aga müümisel, kui nüüd on vaja siis likvideerida oma portfell näiteks Hispaanias või Palil, mis seal need maksud tulevad? Hispaanias üleüldiselt ostja tasub kõik sellised müügiga seotud kulud, et kui sa müüd, siis sinu põhilised kulud on maakleri tasu, circa on see 5% pluss käibemakse ja kui sa teenid tulu selle kinnisvara müügiga, siis tulumaks. Ja see siis tulumaks oleneb, kas sa teed seda ettevõtte alt, teed seda eraisikuna, oled sa maksuresident, ei ole maksuresident. Mitteresidendil 19% fikseeritud. Minule, kes ma olen kohalik resident, on see varieerub minu tulusissetulekust. Pali puhul on see üsna lihtne, kuna me soovitame kõikidel investoritel siis investeerida läbi ettevõtte, siis ettevõttega investeerides ja vara müües on hiljem tulumaks 10%, kui tihtipeale see jagatakse ostjaga ära, ehk siis tegelikult ostja maksab 5 ja sina maksad 5. Millist tootlust võiks investor täna arvestada, kui ta tahab teie juurde sinna tulla, et me siin Eestist oleme täna rääkinud, Tõnu tegi siin põhjaliku koolituse hommikul ja nii edasi. Ütles, et kõik on surnud midagi, või zombid või mis ta? Raha ei teeni, klippimisega saime aru, et ikkagi teenib midagi, ergomõtlusele läheb ka päris hästi. Aga mis tootlust teie juures saab? No Palil meil on natuke erinevad sellepärast, et kuna me oleme kinnisvara, meil on oma ehitusettevõte, kinnisvara arendusettevõte ja haldusettevõte, eks ole, et seal natuke need asjad varieeruvad. Et kui me räägime arendusest, siis kõige suuremat tootlust teenib siis, kui sa ostad näiteks endale villa või korteri, mis on off-plan, ehk siis Eesti mõistes on ehitusjärgus või projektifaasis olev korter. Ja selle turuväärtus siis tihtipeale off-planis kuni valmis villani või korterini, et tõuseb kuskil 30-40%. Esimesest projektist meil on juba üks investor case study olemas, kes teenis tegelikult 50% tootlust. Teine variant on see, kui sa ostad endale kinnisvara off-planis, ehk siis ehitusjärgus kinnisvara, valmis saades hakata siis välja rentima, eks ole. Ja kuna me pakume ka haldusteenust, siis seal orienteeruvalt teenitakse kuskil 13-15% aastas. Ja kui me on ka variant, et sa ostad siis natukene väiksema riskiga investeeringut, siis on võimalus osta siis valmis villad. Ehk siis täna on meil esimene arendus valmis, saad päriselt koha peale tulla, katsuda, näpuga silitada, eks ole, et näha, kas kõik on piisavalt hästi tehtud. Ja kuna siis sisenemishind on natukene kõrgem, eks ole, villa on juba valmis, esimene investor on sealt juba teeninud, siis seal on kuskil 9-12% tootlus. Ma arvan, et minu puhul on see natuke võib-olla kuulajaid eksitav küsimus, kuna mina ei arenda ega ei müü ega ei ole maakler, et mina jagan nagu isikliku kogemuslugu, eks ole.
et minu flippide puhul jääb see tootlus, ütleme, niisugune 20–25% kanti võib-olla, aga kui tuleb uus inimene sinna turgu tundmata, siis kas ta suudab seda järgi teha, vaevalt. Minu üüriportfelli tootlus jääb ka võib-olla niisugune kuni 15%, aga taaskord, kuna ma elan koha peal, et kuigi ma maksan seal koristused ja nii edasi, et ma ei kasuta nagu haldusteenust, eks ole, et see võtab ka nagu nii-öelda oma ampsu asjast, et taaskord see võib-olla ei ole nagu õige indikaator, aga ma arvan, et pigem on nagu Hispaaniaga on see, et oleneb nagu minu küsimus on pigem, et millist riski see investor tahab võtta, et mis on tema tootlusootused, ma usun, et igale isule on nagu nii-öelda paras projekt olemas, aga siis see oleneb ka nagu nii-öelda kui suure riskiga see tuleb, nii et ma olen niisugune hästi creative, et ma kindlasti suudaks ka leida variandi, kuidas võib-olla pakkuda nagu 30, 40, 50 või niimoodi, aga et siis on tagajärg ka nagu nii-öelda vastavad, et 50-50, eks ole. aga kas teie riigis on atraktiivsem see rahavoo tootlus ja selle potentsiaal või siis vara väärtuse kasv ja mis seisus üldse siis, kas vastavalt Bali ja ma saan aru, sa tegutsed Costa del Solil peamiselt, et sealne kinnisvaraturg, et mis seisus on? No Hispaanias, mina seda väärtuskasvu mina nagu enda kalkulatsioonis iseenesest nagu sisse ei arvesta, eks ole, et see on niisugune pigem nagu boonus, et võib-olla kui siis väga minimaalselt. Olen teinud ise 100% väärtuse kasvu Hispaanias korteriga, ostsin 2015, müüsin 2021, väärtus kasvas üle 100%, aga pigem on minu jaoks nagu tähtis, mis võib iseloomustab see Hispaania turgu, on see stabiilne rahavoog. Ja turu seis hetkel, turg on hästi aktiivne, kuum, ütleme võib-olla seadusandlus on natukene niisugune muutev, aga ma arvan, et kes otsib, see leiab, et võimalusi nagu selles suhtes on, aga ei ole nagu nii kerge, et tuled nagu mütsiga lööma ja lähed sinna, et neid on nagu peab nagu tegema korralikult ikkagi eeltööd ja otsima ja kannatust varuma. Bali osas ma ütleksin, nagu ma enne ka mainisin tegelikult, siis Balil kinnisvara hinnatõus on üsna stabiilselt olnud 7–9% vahel viimased 6 aastat, eks ole, mis tähendab seda, et turg on päris aktiivne, eks ole. Ja tuleb nagu meeles pidada seda, et tegelikult Bali on üsna väike saar. Suuruselt on ainult 2 saaremaad ja seal käib nagu 7 miljonit välisturisti vist see aasta käis. Ehk siis seal saab varsti maa otsa, ütlemist nii. Et see populaarsus nagu läheb üha enam, ma näen nagu veits nagu lumepalli efekti nii edasi, eks ole. Digitaliseeritus maailmas pigem kasvab, sihukest coworkingu alasid tekib pigem nagu juurde, ehk siis maa hinnad lähevad seal oluliselt kallimaks, nii et ma arvan, et täna on veel nagu hea võimalus sinna investeerida, et mingid hetked need maa hinnad vist lähevad nagu tõenäoliselt toopseks ära ja parimad maatükid saavad lihtsalt mingi hetk otsa. Karl, kui Siim nüüd müüb oma portfelli ära, kõik vaidad ja kõik siin, mida ei juhtu, ma tean, need on sulle väga kallid asjad, on ju, aga kui Siim meeltesegaduses oma portfelli ära müüb, on ju, ja sinu käest Balile ühe villa ostab, siis mis perioodiga sa Excelis kalkulatsioone teha soovitad, et kas hea exiti aeg on siis, kui esialgne investeering on tasa teenitud, ma ei tea, 7 aastat või mingi suvaline selline näide, et majad vananevad ja ühel hetkel on vaja hakata raha sisse panema, või mis sinu soovitus või loogika seal taga on? Minu soovitus eelkõige, nagu ma tegelikult enne mainisin, eks ole, see 30–40% tootlus, mis on võimatu tõenäoliselt rendipindadel, eks ole, oleks ikkagi investeerida siis meie arendustesse, eks ole, et sa investeerid nagu off-plan projekti, mis saab siis valmis olla, et selle väärtus nagu tõuseb märkimisväärselt. Ehk siis ostad vara, müüd selle aasta pärast umbes maha, eks ole, ja sealt tekib nagu kõige suurem tootlus. Ja kui sa seda lihtsalt järjest niimoodi teed, siis see tootlus ongi nagu väga-väga suur. Küll aga seal tekib see olukord lihtsalt, et meie kui Venture Villas Balist ei saa sulle garanteerida, et me kohe siis villa või korteri valmis saades selle saame maha müüa, eks ole. Meil on küll väga hea meeskond Eestis, kes aitab mind müügiga ja me oleme ka otsimas lisatäiendusi nii Eestist kui ka Lätist, Leedust siis, et meeskonda veel tugevamaks teha. Ja eks me teeme kõik, et seda nagu võimalik kiiresti müüa, võimalikult rahulolevaid investoreid nagu juurde tuua, aga eks siis põhimõtteliselt off-plan ostad, on-plan müüd, et see oleks tõenäoliselt kõige tootlikum ja kui seda ei taha, siis ongi see, et ütleme, et kui me ei õnnestu seda korterit siis maha müüa, eks ole, kohe valmis saades, siis see mustem stsenaarium võib olla see, et me paneme ta renti ja me teenime ikkagi 13–15% nii kaua, kui me teda müüme, et ei ole ka nagu väga halb deal. Mis see keskmine müügiaeg on huvi pärast?
on see, nojah, korterite majadel nagu, et on, kuidas see turg nagu liigub, on see nagu pikem kui Eestis näiteks või? kas sa mõtled valmis olla? Valmis olles jah, et kui nagu järelturu omadel jah. see saade teeb ennast ise, ma vaatan. jah, sorry, mul tekkis kohe tõenäoliselt kuskil 3-6%, kuna mul enda kogemust ei ole, vabandust. Kuna mul enda kogemust ei ole, eks ole, siis me oleme täna ühe korteri ühe edasi müünud, ühe villa, vabandust. Järgmistele 5 meil on ka tegelikult üks väga tõsine huvine olemas, kes tuleb paalile vaatama. Aga jah, oma kogemuse baasil ma seda öelda ei saa, sellepärast et ma ei ole järelturul korterid väga palju müünud, eks ole. Küll aga, kuidas ma suhtlen inimestega, mis tagasisidet ma sealt saan, siis ma näen, et see ei saa nagu võimatu olema, sellepärast et inimestel on erinev riskitase, eks ole. Mõndade jaoks see off-plan projekt tundub nagu täiesti utoopne, et nagu kuidas need kutid sellega hakkama saab, seal on kõik asjad on raskendatud, eks ole, ehitus on kaootiline võib-olla, eks ole, ja nii edasi. Ehk siis on olemas täitsa inimesed, kes tahavad osta valmis villat, tahavad sinna tunda, käega katsuda ja siis osta nagu. Ehk siis see on põhimõtteliselt müüme samat asja natukene teisele sihtrühmale lihtsalt. Räägime finantseerimisest ka, et kui nüüd keegi mõtleb tulla siis emba-kumba riiki ja seal midagi osta, siis mis finantseerimisvõimalused tal on? No Hispaania on Euroopa Liidu osa selles suhtes, et kas sa võtad selle eraisikuna, sa saad Hispaaniast nagu selles suhtes laenu taotleda, et protsess on sama, et pead näitama ette oma nagu nii-öelda sissetulekud, olemasolevad kohustused nii-öelda, antakse laenu kuni 70% ulatuses, residendile kuni 80% esimesel kinnisvaral ja teisele kinnisvarale 70%, ettevõtetele natukene võib-olla keerulisem, ütleme, aga mitte võimatuga. Protsendid on suhteliselt, ma arvan, et sarnased võib-olla nagu Eestile, et noh, okei, kui sul nagu mitte mingit sissetulekut siduvust Hispaaniaga pole, et sa oled sinna esimest korterit ostmas ja näitad lihtsalt oma Eesti sissetulekuid ja kohustusi, siis võimalik, et natuke suruvad nagu nii-öelda kõrgemat protsenti, aga mitte midagi nagu keerulist selles suhtes. Protsess on lihtsalt natukene aeglasem. Kuna kõik ole nii automatiseeritud ja digitiseeritud kui Eestis on, eks ole, et seda arvestada, et kui sa lähed seal sihtima nagu nii-öelda seda mingit sellist projekti, et sa tahad nagu nii-öelda head hinda saada, tahad kaubelda ja nii edasi ja siis sul nagu ja pead nagu finantseerima ka seal pangas, siis läheb nagu nii-öelda keeruliseks, aga kui sa lähed sinna kodu ostma, et siis on nagu selles suhtes nagu lihtsamalt. Paali osas on niimoodi, et kui sa kohalikust pangast tahad laenu saada, siis see on üsna keeruline ja selleks sa pead olema tegutsenud seal vähemalt 3-5 aastat, siis on see võimalik. Aga Eesti pangad annavad laenu, ehk siis LHV, Swedbank, Luminor, tean, et oma kliendid on sealt laenusi võtnud. Intressid varieeruvad seal eraisikule kuskil 1,5–2,5 ja ettevõtetele, mis olen kuulnud, samuti 2-3%. Mul on sitame Eesti ettevõttel laen Eesti korterile. Peame läbi rääkima. Räägime riskidest ka. Me ei pääse sellest üle ega ümber. Kui Algise soovunem teoks saab ja ma oma Vaida korterid kõik maha müün suures mahus, suurel kiirusel, siis mis riskidega ma arvestama pean, kui ma hakkan välismaale investeerima teie nii-öelda tegutsemisriikidesse. Ma tean, mina olen kuulnud pealkirjade tasemel, Hispaanias on see skvatterite probleem väga mega, ma ei tea, Paalil on võib-olla mingid omad probleemid, suured putukad ja ma ei tea, mis kõik veel. Rääkige oma sõnadega, mis need peamised asjad on, millega siit Eestist sinna riiki saabuv investor peab vastamisi olema? No ma arvan, et esimene kõige suurem risk on see, et sa ei tee oma eeltööd korralikult ja täpselt sa loed need pealkirju, sa teed sellest oma järeldused. Sa räägid, usaldad ainult ühte inimest, sa kuuled infot ühest allikast ja kõik on puhas kuld ja nii edasi. Et eeltöö on iga investeeringu aluseks ole ja eriti veel välisturule minnes, et sa ei tunne ju seda turgu. Et seda enam peaks kontrollima, rääkima erinevate inimestega. Kui sa välismaal investeerid, ma eeldan, et sa räägid nagu nii-öelda inglise keelt okeil tasemel, et mina meelest alati, ma mõtlengi, et meil on mõlemal turul, meil nõudseb palju nagu eestlasi nagu nii-öelda Hispaanias ja Paalil samamoodi, eks ole, aga sa võiks ikka vabalt rääkida mingide rahvusvaheliste kontaktide, kui sa otsid, et tee oma uurimustöö ja kohtu erinevate inimestega. Et numbrid, Excel, tõestus, kontrolli nagu nii-öelda. Et kui sul see on tehtud, et siis nagu mida suurem teadmine või teadvustus sellest turust on, seda väiksem on ju risk ja seda tõenäolisem on, et sa teed kaalutletud ja õige otsuse nii-öelda enda jaoks. Et ma arvangi, et meil on siin sektoris üleüldse nagu
viimastel aastatel ongi võib-olla olnud niisuguseid hästi palju särava algusega lugusid, mis on siin investorite jaoks suure krahhiga tegelikult lõpuks lõppenud, eks ole. Et võib-olla see soovitus ongi, et ära siis nagu nii-öelda eelda, et kui kõik targemad ja rikkamad sinna raha panevad, et siis kindla peale nagu on niisugune projekt, eks ole, et ka nemad eksivad. Et jah, ja Hispaaniaga ma arvangi, et samamoodi, et lihtsalt, et hästi palju on niisuguseid oletusi, et see on võib-olla nagu sarnane Eestiga ja ongi, et räägitakse mingi ühe naabrimehega, minnakse ühe maakleri juurde ja see on kõik ja mis iganes see maakler nagu nii-öelda väidab, võetakse puhta kullane ja siis pärast on, et ohuu, et ei olegi nii, no vot. Et jah. Nõustun teiega Gretiliga, mingeid erilisi putukaid paalil ei ole vahemärkuseks, aga nõustun, eeltöö on kõige alus, et soovitaks samamoodi siis tegelikult uurida teiste arendajatelt, uurida kohalikele arendajatelt, prantslastele, kes võib-olla paali arendavad, eks ole, see legaalne pool kindlasti. Aga ma ise usun ka, et paalil on kindlasti üks kõige suurem asi on ehituskvaliteet. Et see on ka üks põhjus, miks ma üldse seal nagu arendama hakkasin, ehk siis kui ma sinna elama läksin, ma sain aru, et asjad lihtsalt ei toimi. Et seal ei toimi sandtehnilised pooled, eks ole, sul vihmahooajal katused lasevad läbi, sul nurgad ei ole 90 kraadi all, põrandad lainetavad, eks ole, kõik on niisugune, ehituskvaliteet on väga katastroofiline, eriti võrreldes eestlasega, sest et kes ehituse kokku on puutunud, teavad, Eesti ehituskvaliteet mingi põhjusel on nagu üks top of the world, võiks lausa öelda, eks ole. Ehk siis minu eesmärk oligi sinna minna siis nagu seda ehituskvaliteeti parandama. Ma ütlen, et me täna nagu 100% Eesti kvaliteediga oleme, aga meil on meeskonnas Eesti inimesed, Eesti spetsialistid, Eesti 7. astme ehitusinsenerid, kes on hommikust õhtul platsi peale tagavad selle, et me saaksime teha päriselt nagu head asja ja tõsta seda kohalikku kvaliteeti. Ja kindlasti seal tuleb ka ette nagu olukordi, kus me ei saa kõike teha täpselt nii, nagu Eestis tehakse, kuna ilmastik on erinev, eks ole, keskkond on teistsugune. Ja selleks on meil koha pealt inseneride meeskonnas, kes aitavad selle ideaalse sümbioosi luua siis Eesti ja Indoneesia siis standardite vahel. Ja et ma arvan, et selle tuleks kindlasti tähelepanu pöörata, et kas siis, enne kui sa hakkad villat või mingit korterit ostma, kas minna ise siis koha peale, eks ole, või siis küsida vähemalt tagasisidet kelle käest, kes ostnud on võib-olla varasemalt, eks ole. Sest et jah, kui seal nagu, kui sa, ma ei tea, paali average, kes keskmist ühikut hakkad ostma, siis see keskmine ühik ei ole Eesti keskmine kvaliteet, et see on ikka päris jõudne. Väga hea, et seda mainis, ma tahtsin küsida, et teie mõlema käest, et kellele te oma tooteid teete, et sina, kui sa flipid korterid, ja sina, kui sa arendad, et kas te teete kohalikele, et kohalikus stiilis, või te teete sina näiteks Skandinaavia stiili, mis siis nii-öelda kütkestaks teisi investoreid, kes sinna tulemas on, et nad näevad, et võt seda ma tahan osta. Tead, mina natuke nagu võtan inspiratsiooni sellest projektist endast. Et selles suhtes, et oleneb, et minust on jubem vaadata, et kui sul on niisugune mingi Andaluusia stiilis niisugune iseloomuga kihvt, ma ei tea, rõdud, aknad, maja on ja siis sa paned sinna sisse niisuguse mingi külma Skandinaavia halli nagu niisuguste mustade raamidega mingid pildid on ja et see täiesti nagu oleneb, milline see objekt on ja mida ta nagu endaga teha selles suhtes lubab. Aga mina ei kujuta endal sellest nagu ostjat ette, et kuna ma olen seal nii pikalt olnud, et mina nagu ei turunda ühele sihtgrupile, et ma ei müü mingitele eestlastele nii edasi, et minul on maaklerid on seal eri rahvusest, kes minu objekte nagu aitavad müüa, olen ka proovinud otse. Et pigem lihtsalt, et see nagu oleks nii-öelda sobilik. Ja ma arvangi, et tegelikult kui inimene tuleb sinna nagu ostma, ta tahab seda autentsust. Ta ei otsi tegelikult seda, mida ta siin saab, et otsibki sellist nagu autentsust ja niisugust kohalikku feelingut, eks ole, kui sa sinna korterisse lähed, nii et Paali osas on pigem see, kuna me müüme ikkagi eurooplaste eelkõige, eks ole, rentijad lõpuks on ka ikkagi nagu välismaalased, et kohalikke nagu pigem on vähem, aga vähem. Täitsa sellist Paali stiilis arendusi me pigem ei tee, ehk siis need on natuke, ma ütleks, liiga või äärmuslikud, ehk siis me proovime teha sellised, kõik meie arendus on täna, see stiili nimi on nii-öelda modern tropical, ehk siis tropika segatud modernse Skandinaavia stiiliga võib-olla, eks ole. Et me näeme, et see meeldib nii eestlastele kõige paremini, ma olen kindel, et turu peal nagu, olen küsinud, eks ole, palju tagasisidet, et ma usun, et need peaksid nagu väga hästi nii ka rentima, välja rentima. Siin on workshopis tulnud paar sellist veidi teravamat küsimust ka, et Paali kohta viimase 5 aastaga 50% väärtuse kasvu. Kas see ei ole mitte mullimärk? Kuidas võtta, eks ole, kui me võtame mõned teised turud, nagu näiteks Dubai, eks ole, siis seal on tõenäoliselt kinnisvara kasvad väga sarnased, eks siis, kui me võtame mingid Singapur näiteks 10 aastat tagasi, eks ole, oli ka tegelikult tõenäoliselt buumis, eks ole, või mingid Hongkongid ja sellised kohad,
noh, väga raske öelda, et kas see on buum või see on lihtsalt uus, ütleme siis uus elustandard, kus inimesed näevadki, et nad ei pea kontoris tööd tegema, nad lähevad Paradiisi saarele, nad saavad seal rohkem energiat, rohkem D-vitamiini, eks ole. Ma tean nagu enda pealt seda, et kui ma alati nagu trackin oma aega, ehk siis ma teen seal 30% rohkem tööd, ma lihtsalt suudan teha, lihtsalt nagu energiat on lihtsalt rohkem. Ehk siis ma ise näen, et see on nagu uus selline elukeskkond, kuhu inimesed lähevad ja ma nagu ei näe, et see mingi lõhkem hakkaks täna. Kindlasti ta on kasvavas trendis, inimesed tulevad siin järjest rohkem kokku, seal on omad probleemid, kõik pole ideaalne, liiklusega on näiteks probleeme, eks ole, seal mõned väidavad, see on ülerahvastatud, eks ole, mõnele ei meeldi seal olla, seepärast liiga palju inimesi on ja see on arusaadav tegelikult, sest et see ei olegi kõigile see koht lõpuks, eks ole, kui sulle meeldib olla näiteks, ma ei tea, üksikud kuskil metsas, eks ole, siis see pole ideaalne koht võib-olla, eks ole, et on ka rahulikumaid mingisuguseid Indoneesia teisi saari, kus ei ole nagu välismaa restorane, saad kohalikku toitu ainult nautida, eks ole, noh. Et sõltuvad, ma arvan, inimestest, et ma ise nagu ei näe, et see täna mingisugune buum oleks, mis kohe lõhkima hakkaks, vaid pigem nagu selline uus eluviis. Hispaania ilm on palju muutumas. Teil on seal tulekahjud, kuumalained, üleujutused, liiga palju turiste samamoodi. Et kas pikaajalise investeeringuna on Hispaania kinnisvara ostmine ikka mõistlik, küsib üks inimene? Vaata, Hispaania on nii suur ja lai, kui see Bali on 2 saaremat, siis ma arvangi, et see on jällegi selline pealkirjades võetud asi, et tulekahjud on kogu aeg olnud, eks ole, kui me vaatame Itaalia, Portugal, Hispaania. Mõnes kohas pole elektritki. Jah, ma olin selles USA-s sellel ajal täpselt, kui kogu see pull juhtus nagu nii-öelda. Et see ülerahvastatus, jah, Barcelonas vist olid nagu nii-öelda mingid rahutsed, aga pigem see nagu see kliima kuumenemine, see on nagu see sisemaade probleem, et siis ei viia ja nii edasi, et kui sa ikkagi seal coastil oled, et sul on seal niisugune tuulisem kliima, aga jälle tuleb sisse, ma arvan, et siin ka kliima nagu nii-öelda muutub, ma ei tea, kus see kuradi kliima soojenemine siin Eestis on, et mis nagu juhtus see mai, juuli, august, et jah, ei oska öelda, et sellest kui pikalt, et sellest me kellelgi kristallkuuli pole, et mis me siin 20-30 aastatest teame. Siin on Bali kohta veel sellised konkreetsed küsimused, et miks on Bali off-plan ja juba valmis kinnisvara müügihinna vahe nii suur? Kas see tuleneb mingist riskist, mis võib realiseeruda või kinnisvara turu tormilisest kasvust viimastel aastatel? Ma arvan, et esiteks tuleb see sellest, et tegelikult Bali kinnisvara ehitushinnad on üsna madalad, ehk siis seal on nagu nad kasumid niimoodi kõigile, ehk siis nii arendajad teenivad, eks ole, ja kindlasti see risk on mõnevõrra nagu kõrgem, eks ole, kui sa investeerid võib-olla Euroopasse, Hispaaniasse, siis see võib-olla tundub natukene, ma ei tea, vähem riskantsem, ma ei ole päris kindel, kuna ma pole mingi väga deep research'i teinud Hispaania turu osas ausalt öeldes, nii et ei oska seda väga kommenteerida. Meil on paar minutit jäänud, et ma arvan, võtame saalist ka inimestelt küsimusi, et kas on kedagi, kes siin on käsi, on, nii siin on kohe üks, võtame siit eest ja siis üks on veel seal. Ahah, seal on ka. Mikker ei tööta. Kohe vaatame. Mikrofon ei tööta, jah. Ütle kõva häälega, me siis duubeldame siit. Kuidas oled ise selle mõju mõjunud kinnisvarasektoris, kas see on avaldanud mõju näiteks huvi või hindade osas ja kas olete ka ise kokku puutunud mõne negatiivse reaktsiooniga? Ühesõnaga küsimus oli, ma igaks üks duubeldan, kes ei kuulnud, küsiti siis Barcelona kohta, kus on kohalikud protestinud liiga suure turistide mahu ja välismaalastele müüdava kinnisvara osas, et kas või mis sa kommenteerid? See on just tegelikult see probleem seisneb selles, on see lühiajaline rent, eks ole, et mida populaarsem on asukoht, seda rohkem on lühiajalise rendiobjekte, mis võtab ära nagu nii-öelda need pikaajalise rendikorterid, ehk siis tavainimesed, eks ole, sul nagu nii-öelda, et neil pole kuskil elada ja hinnad lähevad nii kõrgeks. Et ma arvan, siin on paar asja, et esiteks Marbella, kui ma räägin Marbellast, Costa del Solist, meil ei ole mitte mingeid piiranguid olnud. Et selles suhtes nagu igaüks sai oma vanni nagu nii-öelda välja üürida, et seal nagu need, ma imestan, seda ei olegi varem tehtud, et mul on endal kogemust Mallorcal ja Ibitzal, et seal on väga tugevad nagu nii-öelda regulatsioonid, et seda turismilitsentsi antakse välja mingi teatud aastateks ainult näiteks, sa pead seda uuendama, standardne, et sul peab olema aken, sul peab olema WC, et sa ei saa nagu mingit igat vanni nagu nii-öelda välja üürida, on. Et ma arvan, et üks asi, et nad nagu nii-öelda tekitavad neid piiranguid juurde, et see on hea, sellepärast, et ma arvan, et see nagu see, kuidas ütelda, see competition on nagu nii-öelda natukene niisugune more leveled.
aga kuidas see puudutab, loomulikult on see, et ma arvan, et maaklerite käest ma olen kuulnud, et noh, sa pead natuke rohkem nagu, et see ei ole nagu see, et sa vaatad igat objekti nagu nii-öelda nüüd, et ikkagi Eesti inimene on tahtnud siin osta kinnisvara, mida nad saaksid nagu nii-öelda mingi aeg välja üürida ja siis ise seal nagu talviti nagu olla, et suvel teenivad raha. Et siis tihtipeale on nagu neid komplekse on nagu natuke raskem nüüd leida, mis lubavad seda lühiajalist renti, aga mina soovitan siis nagu nii-öelda zoom'i välja ja vaata seda võimalusi otsis teistest kohtadest, et pikaajaline see renditurg on väga-väga nõudlik ja mina ausalt öeldes on hakanud raha seal teenima pigem kui lühiajalises rendis, nii et. Nii, oli meil veel kuskil meil on aeg otsas, aga saalis küsimusi. Kas võtame ühe veel siis? Jah. Seal oli enne juba käsi püsti. Jah, seal on mikrofon ka. Aitäh! Karl, palun kommenteeri kõrvalsaart Lombokki. Kuidas seal turg on? Lombok on ka tegelikult väga põnev saar, ehk siis Bali ise on küll väike saar, eks ole, 2 saaremaad, aga Indoneesias elab 275 miljonit inimest, ehk ta on väga suur riik tegelikult, et Balil on, Indoneesias on veel võimalusi, on West-Sumbawa, on Gili saared näiteks, mis on täielik paradiis, mida kutsutakse Indoneesia Maldiivideks siis nii-öelda, nii palju kui ma kõik tean inimesi, kes seal käinud on, kõik on nagu väga rahul. Samuti Lombok ka, seal on väga ilusad saared, seal on väga ilus loodus. Ma ise ei ole veel sinna hetkel liikunud edasi, sellepärast, et me tahame hoida siis tegevust nagu ühes rajoonis hetkel, kuna me oleme olnud mõned aastad tegutsenud, eks ole, siis nagu minna teisele saarele oleks natukene keeruline. Ma ei oska ausalt väga kommenteerida, miks seal asi pole nii käima läinud, nagu ta oleks võinud käia, siis ma käisin seal juba 10 aastat tagasi ja seal on kõik nagu suhteliselt sarnane. Okei, seal on paremaks läinud ja on arengumärke näha, aga nagu võrreldes Baliga, no see kasv on ikka nagu hüppeliselt teine, eks ole. Asi võib olla usus. Üks asi on see, et seal on islamiusk, eks ole, Balil on hinduism. Et see võib olla üks põhjus nendest, ma ei päris täpselt ei tea. Eat, pray, love, eks ole. Ehk siis, jah. Aga ma usun, et seal on väga palju võimalusi. Ma tean inimesi, kes on seal arendanud ja teenivad nagu väga-väga märkimisväärseid tootlusi ka seal. Enne kui me nüüd siin joone alla tõmbame ja meie viimase paneeli külalised ära täname, siis esimene Everaus kinnisvaralava siin investeerimisfestivalil ja ma loodan, et korraldajad siin kuskil on ja nüüd ma palun teie publiku abi. Tõstke kõik käed üles, kes arvavad, et see oli õige otsus, et investeerimisfestivalil rohkem kinnisvara juttu on kui varem. Julgelt. Nii, ma loodan, korraldajad nägid. Ja... Tõstke veel korra käed. Tõstke mõlemad käed. Ja. Kes tahab rohkem kinnisvara? Väga hea. Tõmbame joone alla. Suur tänu. Aitäh. Teeme meie külalistele kõigepealt suure aplausi. Aitäh.